Tere teile kõigile! Olen Auli ja mul on väga hea meel teha siin oma järgmist video, mis on juba nagu traditsiooniks muutunud, et ma teen iga kuu kaupa, mida toob märts 2026. Tegu on tegelikult ka ajatuga. Kui te seda videot vaatama satute, siis on siit teile kindlasti midagi võtta, midagi noppida. See võib olla ka ainult üks või paar lauset, aga kindlasti on. Ja tegu on kollektiivse ladumisega. Ma ei tea hetkel, kelle energiat ma siit kõige rohkem kinni võtan. See võib teiega resoneeruda 100% ja see ei pruugi teiega üldse resoneeruda. Kui see nii on, siis ärge vaadake, pange see video kinni. Siin on tuhandeid, sadu teisi tegijaid, kes siin ka teevad neid kaardiladumisi. Ja tegu on siis kollektiivse ladumisega. Kui te soovite isiklikku kaardiladumist või isiklikku märtsikuud, siis kirjutage mulle meilile auli.maagiline@gmail.com ja minu meiliaadress on ka siin all. Nii, aga hakkame vaatama siis, millised sellised üldised energiad, on ju kevadekuu, eks ole, on meil märtsikuus. Siis vaatame kõigepealt seda. Nii, siin on nii kirge, nii tundeid, armastust kui ka natukene sellist teravust võib-olla. Me oleme pool kuud tähemärkide poolest, eks ole, nagu te isegi kõik teate. Ma lihtsalt ütlen seda kalade nii-öelda maailmas ja kalade märk on vesi ja valitsevaks on tal muidugi loomulikult Neptuun. Ja see oleme siis poolest veebruarist kuni siis 20. märtsini, nii et tegelikult valdav osa me oleme siis tegelikult ikkagi kalade ja Neptuuni mõju sellises sfääris. Märtsikuus on sellist mõnusat nooruslikku energiat, on sellist nooruslikku poisid on alati ju, eks ole, noorus, nad on noored, siis ja tal on karikas käes. Mõned leiavad siin küll päris kindlasti endale armastuse, endale suhte läbi siis sellise nooruse. Nii et võib-olla siin päris paljudel osadel kindlasti tuleb partner, kes on temast noorem, võib-olla isegi 10 aastat. Siis hästi paljudel on uued väga kirglikud algused. Ja väga paljud saavutavad võidu. See on võidukaart ja kui on ühesõnaga siin, ma praegu millegipärast mul tuli selline lause nagu, et kellel on pooleli mingisugused protsessid, ma kui olen öelnud, et ma kohtuteemadel ei räägi, siis siit praegu mul millegipärast tuli taju pealt selline lause, et siis teil tuleb võit. Nendel inimestel tuleb võit. Või võib-olla teil on mingisugused juriidilised probleemid pooleli. Võib-olla ka et te kaalute nagu kas minna lahku või mitte minna ja võib-olla abielu sellised juriidilised probleemid võib-olla on, siis selles te saavutate, väga paljud saavutavad selles võidu. Mis seal salata? Mõõkade kuninganna tegelikult võib tähistada ka konkurenti. Konkurenti ei pruugi see tähistada ainult, eks ole, tunnetes. Ja ta võib tähistada konkurenti teil ka töö juures, tööalastes suhetes. Sellepärast, et loomulikult konkurendid, kui ei oleks konkurenti, siis ei oleks ju võib-olla niisugust, konkurents peab olema absoluutselt igas valdkonnas, igas alas, sellepärast, et esiteks siis kaoks ära ju nagu motivatsioon, kui ei ole konkurenti. Ja siin sellistes erialalistes konkurentides on minu meelest väga positiivne selline jälg, et
ilma konkurentideta me ju ei saa, eks ole, siis noh, ma ei tea, siis ei olekski võib-olla siin ettevõtlust või midagi, aga kindlasti on ruumi kõikidel toimetada ja oma toimetamiseks, aga märtsikuus nagu tuleb see konkurent ja konkurendid väga esile. Ja need konkurendid võivad olla ka suhetes, mitte ainult töös. Nii, ma ei tea, kas ma sellest jäärast siis ütlesin, et 21. märtsist me oleme siis tähemärkide poole pealt siis jääras. See on kuskil mingi 1,5 nädalat siis oleme siis Marsi mõju all ja selleks sümboliks on siis, eks ole, jäär, tähemärka. Ja niimoodi, et seda ma jätsin jah siis ütlemata, nii et igas kuus on alati siis kahe tähemärgi mõju ja selleks seekord on siis kalad ja jäär ja vesi ja tuli. Nii et vaadake, kuidas tegelikult, kui on sellist kirge ja tuld, muuseas sauad on ka kirg ja tuli, siis see vesi kalade poolt natukene nagu lahustab võib-olla seda kõike, kui teil toimuvad need asjad siin selles märtsikuu alguses. Nii, veebruar on meil juba läbi. Märts on kevadekuu, eks ole, ja vaatame siis edasi neid energiaid, mis siis nagu märtsikuus meid siis nagu tahavad valitseda. Ja seal on siis, nagu eelnevalt ütlesin, eks ole, kalad ja jäär, siis 2 tükki. Nii, et võib-olla siis tõesti see vesi nagu maandab nagu seda tule energiat. Oi, kui palju, oi, mulle väga meeldib. Jah, sellist nooruslikkust on ikkagi päris palju. Siia tuli, eks ole, kaks nüüd tuli mõõkade poiss ja karikate poiss, et mõõkade poiss toob ja poisid tähistavad ka alati kommunikatsioone. Osadele need sõnumid võib-olla, mis saabuvad, ei ole võib-olla kõige paremad, et nad kannavad endas mõõkade energiat, eks ole, aga kindlasti saadakse ka väga ilusaid romantilisi sõnumeid. Nii et need sõnumid ja kommunikatsioon on ka väga olulised märtsikuus. Ja kellegile sõidab siin sisse siis ikka üks hierofant, ta on tegelikult ülempreester. Ta kätkeb endas tegelikult ka saladusi, kuid mina võrdleksin seda ka isegi keisrikaardiga, eks ole. See on ka kindlasti meesterahvas, väga sihikindel, ta väga teab, mida ta tahab ja sellepärast, et seda, kui ma alati ütlen, eks ole, et ma ei olegi võib-olla täna öelnud seda, poisid pöörake ringi, eks ole, siis hierofanti ei ole võimalik ringi keerata. See on puhtalt meesenergia. Ja kuna ma siin ütlesin, minu meelest see oli vist aastaga või sõbrapäeva sõnumites või kuskilt tuli see hästi teravalt läbi, et üldiselt aasta 2000, hobusaasta sõnumites oli see, et võite seda veel siis järgi kuulata, et hästi palju valitsevaks on tegelikult 2026 meesenergia. Ja seda meesenergiat on tunda ka hästi palju selles märts 2026. Uued algused on siis, eks ole, kire poolt ja armastuse poolt. Äss, sauade äss, karikate äss. See on kirg, see on tahtejõud ja karikad. Armastus tuleb, tundeid tuleb nii, et see ajab üle. Poisi kohta ma siin rääkisin juba ja ega kõik ei saagi olla ju ainult positiivne, eks ole. Siis, kui oleks kõik ainult positiivne, siis me oleksime siin ilmas oma ülesanded täitnud, eks ole, ja meil ei oleks enam midagi õppida. Ja siis me lihtsalt ilmselt enam siin ei oleks. Ja inimene õpib terve oma elu, nagu me seda kõik teame, eks ole, see ei ole mingi minu poolt välja mõeldud ütlus. Ja sellist enesekehtestamist tuleb ka märtsikuus hästi palju, sest tuli mõõkade 5. 5 on alati kriisikaardid, absoluutselt alati. Aga need võitlused on nüüd sellised,
no kuna ma siin ennem juba mainisin, eks ole, et võib-olla siin juriidikaalased või tööalased konkurendid, eks ole, et see võib ka seda eriti palju siin mõjutada, kuna ma rääkisin selle kohta, eks ole, nii tööalased konkurendid kui ka eraelulised konkurendid võivad olla mõõkade kuninganna, seda ka võib tähendada, siis vaadake, kallid sõbrad, poisid ja tüdrukud, kas te peate võitlema? Et siin on nagu niimoodi, et see võitlus on toimunud, keegi on nagu lüüa saanud tegelikult, eks ole, aga te vaatate nagu üle võla sealt ja te saate aru, et see võitlus on lõppenud. Siis no mitte üheski võitluses ju tegelikult, et siin selle kaardi peal ei ole kaotajaid ja ei ole võitjaid. Ja võib-olla te jõuate nagu arusaamisele, et kas see oli nagu seda väärt. Et võib-olla ei peaks kohe hakkama võitlema, et ennem mõtle, kui ütled, eks ole, et minu meelest see kaart tähistab väga, väga ilusti nagu sellist asja. Nii, vaatame teiste kaartidega ka siis, millised energiat ja mida toob siis meile märts 2026. Tähemärgid valitsevad seda siis kalad ja jäär. Ja vesi ja tuli. Ja siin ongi tegelikult ka jah, et hästi palju sellist kirge ja sest sauad on ju kired, eks ole, karikad, mida on ka tulnud, on tunded, mõõgad natukene tähistab teravust, eks ole, ja mõõgad tähistavad ka tegelikult ju õhumärke, nii et siin võib üht-teist olla ka nagu tähelepanekuid selliseid. Nii, vaatame teiste kaartidega. Millegipärast kukkusid mul kaks kaarti välja, aga ma ei võta neid. Ma panen need tagasi, sellepärast, et ma ei võta maha kukkunud kaarte. Maha kukkunud kaardid peaks tegelikult ära puhastama ja neid, aga praegu ma panin siia pakki tagasi. Nii, ja vaatame siis, mida toob siis märts 2026 teise tarokaardi pakkidega. Oi. Ei, see ikka tuleb üks armastus kindlasti väga paljudel tuleb. Nii, ma olen siin nüüd 4 võtnud, eks ole, 5 ei võtnud, 4 kaardiga teen siin praegu. Nii, võtame selle 4 kaardiga. Kuna ma ennem natukene mainisin siin, et võib olla nagu konkurente, siis osadel natukene ikka on küll, jah. Aga päris kindlasti ei ole ka mitte kõikidel see. Sellepärast, et on üks mees, kelle jaoks on üks naine. See on natukene edasi jõudnud juba. Need ei ole esimeses nooruses inimesed, kes on kuningad ja karikate kuningas ka. Ta on ka väga intuitiivne mees ja see tuleb. Ta on kõik plaanid paika pannud. Väga paljudele need tõesti märtsikuus saabuvad. Ei ole vaja enam kaua oodata. Ja ta on teinud valmis kõik plaanid, sest tema jaoks on keegi naine, see on minigeisrinna, samamoodi. Natukene küll võib-olla materiaalsem kui karikad. Eks ole, karikad on intuitiivsus, armastus, pentaklid on alati, eks ole, pentaklid, mündid. On alati tegelikult ka materiaalsus edasi jõudnud ja keegi väga siin ikkagi mõtleb ja otsustab lõpuks tulla, lõpetab mõtlemise. Hästi paljud leiavad endas jõu ja siin on võib-olla nagu naispool, sest see on suure orgaani kaart ja siin on naine ja väga paljud leiavad tegelikult endas jõu võib-olla lõpetada ära see töösuhe, mis ei ole enam tegelikult toiminud, mis mind ammu enam ei toida, ei rahulda. Ma ei lähe hommikul tööle, eks ole, et ma lähen, ma teen tööd rõõmuga, vaid ma teen seda sellepärast, et loomulikult leib on vaja lauale tuua, eks ole. Nii et hästi paljud nagu lõpetavad enda sellise tegevuse, mida nad on siiamaani teinud ja hästi paljud alustavad selles märtsikuus. Nad jõuavad järeldusele, et ma ei pea enam ennast sundima ja hakkavad tegelema hoopis teiste aladega.
ja väga paljud lähevad ka eraettevõtlusesse ja nii see on. Ja see tähistab ka ühtlaselt maag on kõik laual, absoluutselt kõikides elualades on võimalikud uued algused, kui te seda ainult soovite, kui te seda ainult tahate. Maag, esiteks väga maagiline, väga palju maagilisust. Ma võiksin öelda tegelikult ka, et mingisuguseid saladusi ikkagi on meie ümber, aga saladusi on alati. Maagilisust ja maagilaual on absoluutselt kõik 4 elementi. Nii tuli, õhk, maa, vesi kui ka mündid, sauad, mõõgad ja karikad. Kõik teed on lahti teile, sõbrad. Kõik. Teile antakse märtsikuus nii palju võimalusi, väga-väga palju võimalusi. Kasutage need ära ja te olete väga heal stardipositsioonil, nii nagu ma siin enne juba ütlesin. Võit tuleb väga paljudele inimestele nendes valdkondades, millest te võib-olla praegu muretsete, mille peale te võib-olla üle mõtlete ja see tuleb. Ma võtan ühe rea veel seda, ma võtan mõned kaardid veel, nagu sellega väga ilusti jooksevad praegu need kaardid mul. Nii. Ma enne mainisin siin ka tegelikult juriidilisi probleeme. Kellel on, võib-olla kes soovib teha mingit abielu varalepingut või mingisugused lepingud on väga aktuaalsed, nagu märtsikuus ja üldse juriidiline pool. Ja see on ka muuseas, need on hästi sarnased. Siin on naine, see on juriidikas on tasakaal, siin on mees ja tasakaal. Ühesõnaga, nii et kellel on sellised juriidilised plaanid, kui te sõlmite mingeid lepinguid, kui te ostate midagi, palun vaadake hästi hoolikalt üle need lepingud, mida te sõlmite. Ei, ma ei ütle seda, et seal on midagi mäda või midagi valesti, aga palun lugege kindlasti läbi. Sellepärast, et pärast te võite sellepärast võib-olla tasakaalust välja minna, eks ole. Ja see on samamoodi. See on tegelikult tasakaal ja see ongi niimoodi, et võib-olla selline tasakaalu leidmine võib-olla osadel inimestel nagu on sellisest nagu sellisest normaalsest olekust väljas, aga te saate selle tasakaalu tagasi. Hästi palju on tegelikult sellist otsimist ja leidmist. Ja vaatame, mida tahavad öelda meile siis, mida ütlevad meile siis peaingli tarokaardid märtsiks 2026, kus on siis kalad ja jäär. Gabrieli 7, see on jälle on sellised, on hästi palju kire ja tahtejõu energiat, sest sauad on ju kirge tahtejõuda. Seisa selle eest, millesse usud, ole enesekindel ja leia oma isiklik jõud. See on üks sõnum, mida võiksite järgida. Ja teine on täht peaingel Jofiel, unistuse täitumine, usu endasse. Raske olukord laheneb. Ja keegi on kellegi jaoks, nii nagu ma siit eelnevalt ütlesin, kui see puudutab suhteid, eks ole, keegi on kellegi jaoks. Väga ilus täht seal taevas. Kuigi need tähed taevas võib-olla ei ole iga kord kättesaadavad, aga kui on võib-olla keegi kallis teile ainult mõtetes ja te ei saa tema juurde minna, et pole võimalik võib-olla kauguse tõttu või võib-olla sellepärast, et keegi on suhtes, võib-olla te olete mõlemad suhtes, ma ei tea, miks pärast mul selline jutt siin tuli praegu, siis ärge kaotage need inimesed ka võib-olla lootust. Ja kui te praegu peate vaatama sinna ülesse nagu tähe poole, siis võib-olla need unistused täituvad. Uskuge endasse ja raske olukord laheneb, eks ole. Ja leia oma isiklik jõud, nagu siin oli, ja ole enesekindel.
nii et sellised asjad siis. Võtame vahepeal nagu siin ka, et võib-olla millised, ma keeran tagurpidine, sellepärast et siin on, et millised nädalapäevad võib-olla saavad teile nagu määravaks või võtame 2 tükki. Need on mu enda tehtud, kirjutatud siia lihtsalt. Kolmapäev, mis on kesknädala kaart ja võtame siit ja teisipäev. Ja need tulid nagu niisugused argipäevad, et ei tulnud nädalavahetused. Siis ongi siin võib-olla niimoodi, et kõike neid juriidilisi probleeme ja võib-olla neid asju ju tehakse tegelikult ikkagi tööpäevadel. Et kui te nagu satute võib-olla nendel päevadel nagu midagi otsustama, siis pöörake nendele asjadele tegelikult hästi palju tähelepanu ja üldse, ja ega siis need võidud ja need inimesed võivad ju saabuda ka kolmapäev ja teisipäev ja kolmapäev. Nii et kuud me ei võta, eks ole, sellepärast et kuud meil ei ole vaja võtta, sest kuud me teame, et me käib jutt ju praegu märtsikuust. Ja siis ennem kui me nagu lõpetame, ma võtan siis veel, et võib-olla, et mis on see, need on ka minu enda tehtud sellised laused, issand, mul sattus siin nüüd veebruar vahele, ma kuud ju võtan välja, nii et nii, vaatame ja võtame siis siit, ma pööran need ringi korraks, need on mu vanade nende firmakaartidega tehtud, et mis need laused oleksid, nagu võtame 2 tükki. Liiga suured ambitsioonid. Meil peavad olema ambitsioonid, meil peavad olema soovid, me peame teadma, mida me tahame, mida me soovime, eks ole, et aga võib-olla vaadake natukene üle, kui te olete näiteks oma soovid võib-olla paberi peale pannud. Suurelt peab mõtlema, aga kui seal tuleb liiga suured, ma sooviksin lennata nüüd märtsikuus Kuu peale, eks ole, midagi sellelaadset, siis see ei ole ju võimalik, eks ole. Et vaadake osad seal üle nagu oma ambitsioonid ja soovid, et kas need on ikkagi nagu reaalselt täituvad. Ja kellegile tuli siin nüüd selline lause, et seda otsustas tema. Kellegil on nagu see mingi selline probleem üleval, et keegi nagu siin muretseb võib-olla sellepärast, et keegi jättis maha või võib-olla töökoht või midagi või et aga see ei sõltunud sinust, seda otsustas tema. Ja võtame nüüd veel 2 kuuloogia kaarti ja siis lõpetame ära. Ma tänan juba ette teid, et te vaatasite mind, olen Auli ja siis ikkagi tellige mu kanalit, mis on tasuta, eks ole, ja laikige ja kommenteerige, eks ole, sellepärast, et siis ta jõuab see video võimalikult, sellepärast lihtsalt, et siis ta levib ju rohkem siin YouTube'is. Nii, ja vaatame need 2 viimast kaarti siis mida kuuloogia kaardid siis ütlevad teile märtsikuuks. Nii, ja hästi sarnased on need kaardid selles mõttes, et energia kogub hoogu. Kõik, et õnnestuks sinu elus märtsikuus suurepäraselt, sinu soovid täituvad ja pöörake erilist tähelepanu sellele kasvavale kuule. Ma ei oska öelda, millal see toimub praegu, sellepärast, et mul ei ole tõesti need peas ja ma ei teadnud seda ka ennem ette vaadata. Ja samamoodi, vaadake kindlasti, mõlemad on kasvava kuu kaardid, et siis energia kogub täiega hoogu, et saavutada seda pointi ja sa oled eesmärgi saavutamisele väga lähedal. Ma soovin teile kõikidele ilusat märtsikuud ja siin oli minu meelest pigem positiivne ja oodake siis neid armastusi ja tehke oma otsused nii tööde kui ka elulistes valdkondades ja lepingud, juriidilised pooled, vaadake väga hoolikalt üle. Ja märtsikuu on kevadekuu ja loodame, et see lumi ka ükskord läheb. Küll ta läheb. Tšau, tšau!